Päevakorrapunkt 2, Riia tänav 193, krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Taas ettekandjaks Jarno Laur, palun. Hea volikogu, kehtestamiseni on jõudnud 2013. aasta juuni lõpus algatatud Riia 193 krundi ja lähiala detailplaneering, mis on ühtlasi ka üldplaneeringut muutev planeering ja seda siis hoonete kõrguse ja maakasutuse sihtotstarbe poolest. Ja kui eelmises punktis oli see soov ärimaast muuta asju elamumaaks, siis siin on läinud vastupidi. Üldplaneeringuga ette nähtud elamumaa funktsioon asendub siin ärimaa funktsiooniga, mis ka üldplaneeringu ülevaatamise käigus osutus sobivaks lahenduseks, kuna see ala asub vahetult väga suure transpordikoormusega magistraalide ääres ja seega nii-öelda ärifunktsiooniga hoonestus sobib sinna paremini. Nüüd planeeringu lahendusel pikemalt ei peatu, kuivõrd seda sai tehtud volikogus planeeringu vastuvõtmisel ja avalikule väljapanekule suunamisel. See väljapanek ise toimus 8. juunist kuni 8. juulini sellel aastal. Vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Vahepealsel ajal on sõlmitud siis vajalikud lepingud maaomanikuga, mis puudutab siis taristu ehk siis tänavamaa kruntide võõrandamisi nii-öelda tulevikus ja väljaehitamiskohustust. See siis puudutab circa 6200 ruutmeetrit, mis siis erinevates juppides läheb siis transpordi funktsiooni alla ja milliste tänavate väljaehitamise kohustus valdavalt on arendajal, välja arvatud siis Elva tee ja siis Aardla tänava ringristmik, mis ehitatakse välja siis Maanteeameti poolt Tartu ringtee teise ehitusetapi realiseerimise käigus. Ühtlasi on planeering läbinud ka maavanema järelevalve, nii nagu kõik üldplaneeringud, muutvad detailplaneeringud. Sealt oleme saanud loa planeering kehtestamiseks volikokku tuua ja siin see teie ees ka on. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei näe. Aitäh. Siis kaasettekandjaks palun taas kõnetooli Jelena Frunze. Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed, komisjonis kuulati Jarno Lauri ettekannet ning Jarno Lauri ja Aire Priksi vastuseid küsimustele ja otsustati toetada detailplaneeringu kehtestamist. Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ei näe. Sõnavõtusoove registreeritud ei ole. Repliigisoove paluks käega märku anda, kui on soovi. Ei näe. Kas on lõppsõna soovi? Ei paista sellist soovi kelleltki, et seega on meil võimalus hääletada, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda. Poolt 34, kas on vastu hääli? Ei ole, seega on otsus vastu võetud.